märkmeid ühest suvisest rattaretkest. Eesti Rahva Muuseum seadis kohe alguses oma eesmärgiks vanavara korjamise. Juba esimesel protokollilisel koosolekul 14. aprillil 1909 oli Oskar Kallase ettepanek. Esialgu vähem rõhku uuema kunsti pääle, rohkem kadumas oleva vanarahva kunsti ja ülepää rahvatööde, ainelise vanavara korjamise pääle panna, kuna uuema kunstitööde muretsemine liigkulukas oleks ja muuseumi varanduselasest jõust üle käiks. Selle töö edukaks läbiviimiseks valiti ka kohe järgmisel päeval korjamise toimkond, kelle ülesandeks tehti korjamise juhtimine, programmi kokkuseadmine ja avaldamine, mida kõigepealt korjata ja muuseumile koguda tahetakse. Toimkonda kuulusid Kristjan Raud, Karl Menni, Paul Koppel ja Jakob Ilves. Täpsed suunised kogumistööks olid. Kohustatakse korjajaid asjade kohta võimalikult põhjalikke tähendusi ja kirjeldusi teha. Ühtlasi ka joonistusi ja päevapilte nendest asjadest, mis mitte ühes võtta ei saa. Iseäranis hoonete välimusest, sisemusest, tubade siseseadest, õuedest, mitte äraantavatest huvitavatest asjadest ning nende karakteristlikutest detailidest, kuid ka inimestest ülikondades. Peale selle on soovitatav, et ümbruskonnas elavatelt päevapiltnikutelt järele kuulataks, kas neil päevapilte on, mida muuseum võiks tarvitada. Korjajad peaksid üles kirjutama asja nime, vanuse, tarvituse, tegija, tegemise ja ka hinna. Üles tuli tähendada kõik sõnad ja kõnekäänud, mis asjaga üleüldse ühenduses olivad. Iseäranis, mis asja tarvitamisel pruugitud. Ka ebausk ja kombe, mis asjaga ühenduses olnud. Iselaadilise ülikonna kohta tuli anda täieline kirjeldus. Peale selle kirjamise ja ehete kohta lähemalt, et mis kirja nimi, kes tegija ja kust pärit, kas kopeeritud looduse järele või kokku säätud enesepääst. Need juhtnöörid on näide selle kohta, et korjamistegevus oli tõsimeelselt läbimõeldud ning need inimesed, kes esemeid koguma saadeti, said enne korralikud juhtnöörid. 1930. aastateks oli vanavara korjamise töö muutunud juba riiklikult tähtsaks kultuurikaitseliseks tegevuseks. Hilda Konso oli 1930. aastatel aktiivne vanavara koguja. 31. aastal suunati ta koguma rahvapärast ainelist ja vaimset kultuuri Virumaale. Meile, vanavara kogujatele, anti kogumiseks kaasa kogumispäevik, pliiatsid, vahel ka fotoaparaat. Kõigepealt muidugi lepiti kokku piirkond, kus koguti. Kõigepealt külastati talusid, külakogukondi, külavanemaid, intervjueeriti vanemaid inimesi. Kogumispäevikusse tuli kirja panna, kuidas teekond kulges, millised olid inimesed, milline oli ilm. Mul on täna kaasas minu kogumispäevik 1930. aastate alguse rattaretkest Iisaku kihelkonda. Ma loen teile väikese näite, siis te saate aru, et see töö oli huvitav, aga mitte alati lihtne. Nii, 10. august. Väljun hommikul vara Rakverest, et samal päeval jõuda Oonurme. Külla, mis oleks esimene punkt Iisaku kihelkonnas, seega mind huvitavas maa-alal. Sõidan jalgrattal, selle tõttu hoian kokku aega, mis muidu käimiseks vaja läheks. Õhtu eel saabun Oonurme, ent ei õnnestu enam ühtegi objekti küsitella. 11. august. Mind juhatatakse 82-aastase Toomas Vombergi juurde. Küsitlen teda pääasjalikult põllutöösse puutuvais küsimusis. Muidugi tuleb vahepeal kuulata igasuguseid kõrvalisi jutte. Alul sellega harjumata püüan püsida vastava ainestiku raamides.
ent hilisemad kogemused näitavad, et peab laskma objektil rääkida, mida neil parajasti just meelde tuleb. Ja siis ise vähehaaval jutu taas õigesse rööpasse juhtida. Selle tõttu objekt muutub palju jutukamaks ja vastutulelikumaks. Ja pealegi võib sarnases keskustelus kuulda paljugi etnograafiliselt huvitavat, kuigi see just praeguste otsekoheste ülesannete hulka ei kuulu. Esimesena tuleb muidugi kõikjal seletada, milleks ja kelle ülesandel neid andmeid korjan. Esimene lugu Toomas Vombergi elutarkus. Tere! Toomas Vomberg. Mina olen Hilda Konso. Mina korjan vanavara ja rahvapärimusi Eesti Rahva Muuseumi jaoks. Kas te võiksite mulle vastata minu küsimusele ja rääkida põllutööde kohta, et kuidas vanasti tehti? No eks sa küsi, mis sa küsid. Minul on jutte rohkem kui kevadel kävepallul. Väga tore. Võib-olla siis alustame sellest, et kuidas künnitööd läksid, et millal te tavaliselt põllule läksite? Künnime. Tead neiu, selle kündmisega on nii, et enne jüripäeva ei lähe isegi hullud hobusega põllule kündma. Maa on märg. Aga siis ikka vara, kui veel kastepilliroos, läksin mina hobusega. Teise hobuse jätsin varusse. 2 hobust. 2 hobust. Ja selle kündmisega on ikka nii, et tekivad mured. Sest kunagi ei tea, kas hobune on töölainel. Kas hobune läheb sirgelt mööda vagu või vaatab tema metsa poole. Meil oli kunagi hobune, keda kutsuti Uduks. Uduks. Oi oli hobune, kui sa ikka talle adra taha panid, ei viitsinud tema isegi kõrvu liigutada. Ja et teda kündma saada, selleks pidid sa talle laulma või leivatükki nina alla panema. Aga meil oli ka üks noor hall varss. Oi, tema oli hobune. Tema läks kas või läbi kiviseina, kui talle öeldi. Aga tegelikult on mul vaja veel küsida tööriistade kohta, et millise adraga tegite? Kas te kasutasite seda pöördatra või olid lühemad adralauad? Mina kasutasin ainult puuatra, mille nimikus oli siis see rauatükk, et sai mättaid läbi lõigata. Aga noh, puuader on puuader. Kui ikka sattus kivi ette, siis lendas pilbasteks nagu persas. Väga huvitav. Ka minul juhtus ükskord selline asi, et läksime hobusega kündma. Hobune läks sees, mina adra küljes kinni ja korraga käis üks sahvakas. Ja seisimegi mõlemad keset põldu. Meenul käsipuu käes ja sarvilised suus. Aga kas te nagu väetist ka panite, ma pean seda küsima? Väetist? Oota, vot nüüd noor neiu, pane küll kirja. Väetis on teadus ja hais ühes pakis. Ja nüüd ma ütlen sulle targad sõnad. Mida kauem sõnnik seisab, seda laisemaks ta muutub. Aga muidu ikka kevadel, vara kui maapind juba kannatas,
panin mina sõnniku käru peale, läksin põllule. No seal siis reha või rolliga ajasime laiali või panime kohe jakku. Sest, nüüd pane jälle kirja, sest sõnnik, mida kauem seisab, seda rohkem ta haiseb. See on nagu külajutt, mis seisab ja ei liigu, hakkab haisema. Toomas, aga kas naabrid panid ka siis seda sõnnikut? Naabrid? No ikka, kellel oli sõnnikut, see pani. Kellel ei olnud, see raputas tuhka. Ja kui tuhka ka ei olnud, siis loodeti, et küll jumal kasvatab. Aga ma peaksin veel küsima töö nendest talgutest, kuidas te need... Oota. Ma tahtsin sulle veel rääkida juttu. Meil oli üks Anna, no naabrinaine. Ei tema kartnud, ei välku ega pauku. Tema pani purgi peenra peale punase paela. Mina küsisin, milleks see vajalik on. Tema ütles, et ussid kardavad värvi. No, eks ma siis proovisin ka järgmine aasta. Ja tead, toimib. Aga ikkagi need talgutööd, et... Oota, mul jäi veel jutt pooleli. Vaata, see sama Anna. Tema tõi mulle ükskord 3 elusat kukke ja ütles, sina, Toomas, võtta need kukked endale. Nemad kraabivad minu hinge halliks. No, mina siis võtsingi. Teate, mis kukked tegid? Nad leppisid omavahel kokku, et kirevad ükshaaval korraga. Ja iga hommiku kell 4 üks kukk kires, 2 kukke puhkasid. Lõpuks mulle aitas, läksid supiks kõik korraga. No selliseid jutte ei leia raamatust ka. Seda minagi. Mul tuli veel üks hea jutt meelde. Ma räägin parem püsti. Meil oli üks mees, Ants. Ja nüüd pane küll kirja. Tema ütles, kui kapsad ei taha kasvada, tuleb kapsaste peale karjuda. No, nagu karu, noh. Ja ühel õhtul mina kõnnin põllu ääres ja kuulen, keegi põllu peal uriseb või lõriseb. Mina mõtlesin, et hundid. Ei olnud. Ants oli hoopis ülakeha saadik paljas ja karjub kapsaste peale. Tõuske raisad. Mis sa arvad, kas kapsad tõusid? Ei tõusnud, aga Ants sai kuulsaks sellele, võt. Oi, Toomas, see kõik on väga väärtuslik, iga lugu. Tead, Neiu. Minu jutuajamine on nagu hingamine. No viimasel ajal natukene seda jutuajamist on vähemaks jäänud. See on nagu vihmapilv, mis ümber külas ajab, kuid selle küla kohal ei saja. Ja kui sul on kunagi veel midagi küsida, sadagu vihma või paistku päike. Mina räägin ja kui vaja, ka laulan. Me võime ka koos laulda. Ei, mina küll ei oska. Aga Toomas, mina kirjutan ülesse. Laulge. Proovime, kas tuleb meelde? Toomas laulab. Mets mühiseb ja kägu kukub raal. Asaljendab ja lilled õitsvad seal. Kiigutab siin oma võimsad pead. On meelest all kõik muud.
poissed õnnead. Kingutab siin oma võimsad pead. On meeles tal kõik muissed õnnead. Saame rahva laulma! Hirmojal joom ja muuretud veel. Ta saimab teab, kui pikka elu veel. Võid kõiki kuulda leida iga tund. Ja elu läinud, kui oleks näinud und. Võid kõiki kuulda leida iga tund. Ja elu läinud, kui oleks näinud und. Aitäh, Toomas! Aitäh! Nurmes läksin mina Kellassaarde, aga ja sinna ma jäin ka ööseks. Nii, mis juhtus järgmisel päeval? Vaatame, mida ma olen siia kirjutanud. Ahaa, 13. august. Saabun Tudulinna. Ei tea, millegipärast oli eelarvamine, et see koht just eriti etnograafiline on. Noh, nagu vana ja maha jäetud. Aga ei, eksisin. Igal pool on korralikud hooned ja inimesed ise võrdlemisi arenenud. Kavatsen siia mõneks päevaks peatuma jääda, et põhjalikult kõik küsimused vähemalt kord läbi küsitella. Leiangi mitu hääd objekti. Eriti tänulik olen ma Charlotte Bambergile, kuna temalt andis mulle väga palju huvitavat materjali. Veedan tema juures terve päeva ja ka järgmise hommikupooliku. Teine lugu, proua Bamberg ja kõrgem kunst. Teate, Preilikonso. Tõttu öelda ootasin ma juba ammu, et keegi minu juurde tuleb. Mulle öeldi, et rahvaluule kogujad on meie kandis liikvel. Teil on väga huvitav näputöö ja te olete ka vist väga hea kokk. Ja, muidugi ma valmistasin isegi moosiku. Otse lahti istate. Minule? Oi, proua Charlotte, ma tõesti, ma ei arvanud, et mind niimoodi oodatakse. Oodati küll. Tõttu öelda ma arvasin, et tuleb mõni kirjanik või ajakirjanik. Sest ma usun, et minu elul on romaani potentsiaal. Kindlasti on. Proua Charlotte, kas te armastate ka kududa? Mina olen naine, kes koob hingemustrisse. Ja niimoodi kirjutategi hinge koob mustrisse. Siis tuleb ehk mõni kunstikooli noormees siia suvitama. Ma tegin isegi ühele kirjanikule ettepaneku, et ta võiks siia tulla. Ma pakuksin priikosti, jah. Saaks vaikust ja inspiratsiooni. Nüüd teeksin sama teile. Mis te arvate? Et kas ma jääksin siia või? Oi, väga lahke teist. Aga kahjuks on mul juba öömaja korraldatud ja ma tõepoolest ma pean edasi liikuma. Terve kihelkond on vaja läbi küsitleda, no niimoodi süsteemselt. Ah, süsteem. Aga kas süsteem on teid juhendanud, et Tudulinnas jagunevad inimesed kahte leeri. Ühed pooldavad vanad kogudust ja teised uut. Teate,
Ka minu käest küsiti peaaegu esimese asjana igal pool, kumba kogudust mina eelistan. No, ma pidin vastama väga delikaatselt. Loomulikult ja õigesti tegite. Siin ei saa isegi koolilapsed ilma parteita. Ja kudumisel on meil oma leerid, kes koon Vardalt ja kes viskab lõnga üle. Mina koon Vardalt, nii juba lapsest saati. Aga minu ema, tema kestis üle. Mõtle kui imelik. Nii lähedased ja samas teevad asju erinevalt. Isegi kartulit koorista teist ringi kui mina. Soo, väga huvitav. Kas te kudusite kindaid ka? Loomulikult. Kinnas peab ütlema, kus ta tuleb. Siinsates mustrites on alati katkestus. Katkestus? Mida see tähendab? See tähendab kordusaasta. Aga kui sa kohtad sõrme ümber 4 peenikest ringi, siis me saan palvata mustrit. Naised tikkisid sõrmede vahele oma soovid. Ja kas te usute, et need mõjusid? Ma ei usu. Ja ma mäletan. Minu ema kudus palvetab just siis, kui isa kadus. Ei mitte liidama. Ta lihtsalt kadus. Aitäh, et te seda minuga jagasite. Kas ma tohin selle ka kirja panna? Ma loodan, et see läheb õigesse raamatusse, mitte lihtsalt arhiivi. Kui proua Charlotte, ma kardan, et ma ei saa teile raamatut küll lubada, aga ma luban, et need lood ei kao ära. Te juba kõik nii täpselt üles tähendab, siis ei tugevda selle, millest tavaliselt ei räägita. Mina ei jäänud üksi mitte lihtsalt niisama, et võimalusi olnud. Oli küll. Oli rohkem, kui ma oskasin arvata. Aga mõnikord on nii, et mõni nimi jääb ette ja teised lihtsalt ei mahu enam südamesse. Tema nimi oli Edward. Ta tuli siia peretuttavate kaudu lihtsalt suvitama. Siia Rannapungeri ja jõe äärde. Mina olin siis 18, temast suvane. Just äsja lõpetanud Peterburi konservatooriumi. Ta mängis linnupuudel jäi pakka. Ja õpetas teile ka kindlasti muusikast, eks? Naljakas, aga ei õpetanud. Ta ütles, et mina olen helikeelest liiga täpne. Aga mitte vaba. Me jalutasime. Lugesime teineteisele luulet. Ja ta kihkis. Kas te kujutate endale ette? Mees, kes tikib. Ta ütles, et tahab teada, mis asi on vaevatav muster. Ma õpetasin talle. Ükskord augustiõhtul, kui rohi oli veel soe ja kogu ilm näis ühte hingavat. Küsis ta, kas ta võib mulle igal aastal kirjutada. Ma nootasin.
lahti järgmisel kevadel. Ja siis ülejärgmisel aastal. Ja siis jäi tulemata. Kas te teate, mis tast sai? Üks proua ütles, et ta nägi teda aastaid hiljem Itaalias dirigendina. Ja teine teadis rääkida, et ta on abielus vene näitlejannaga. Ma ei uurinud. Mulle piisas teadmisest, et ta on lihtsalt olemas. Et keegi võis armastada mind siis, kui ma veel ise ei teadnud, kes ma olen. Kõik, mis ma pärast teda olen tikkinud, on kandnud tema rütmi. Mitte mälestus temast kui inimesest, ei, mitte seda. Aga seda, mis ta minus lahti tegi. Ükski abielu ei oleks suutnud seda asendada. Ma pole kahetsen, ei. See oli ilusam kui ükski romaan. Ärge kirjutage siis seda kui romaani. Kirjutage see kui muster. Las keegi teine loeb ja tunneb midagi, mis siis, et ta ei tea, kellega on tegu. Oi, ma kallistan teid. Aitäh. Kolmas lugu, tee enne suppi Uusküla moodi. Jaa, tee on must nagu turvas. Aga tervisele hea. Kas teil on alati niimoodi, et enne on tee ja siis alles pärast toit? Mismoodi alles? Külaline tuleb, siis istutakse, räägitakse. Tee on nagu tervitus. Ja söömine, see on vaikne töö. Aga tee, see on jutuvesi. Nii on meil kombeks. Vesi. Prelikene, joo, aga veel teed ja paneme ka suhkrut ka juurde, näed. Meil on täiesti oma tee, õunatillisegu. See on meie retsept. Ja tead, see aitab tšervjaki vastu. Tšervjaki? Jaa, kui kõhus on paha või kui lapsed jonnivad, ikka on süüdi tšervjak. Jaa. Kohe kirjutan üles. Kange. Oi, ja tead, sutskab siin sääst nagu praegusel ajal või mees vahest. Tšervjak aitab alati. Aitäh tees. Oi, õunatee aitab ikka alati tšervjaki vastu, aga tead see... Kas lapsed ka joovad? Me paneme ööseks veel seda siibulat sinna soki sisse ja lapsed joovad alati ja isegi rohkem kui vanad. Sina oma jutuga. Inimene tuli, tahab teada, mida me sööme. Jaa, tead see. Mitte mida me soki sisse paneme. Jaa. Ja kui on temperatuur, siis tee aitab alati. Oi, jah.
vaatame, kas pärast 3. tassi, sest me ikka joome ju enne, kui sööma hakkame. Kas teil pärast 3. tassi on ka silmad nii suured? Vaatame. Kas te muidu põllul ka töötate? Põllul? Põllul me töötame ainult siis, kui marju ei ole. Meie põld on mets. Metsas on pohlad, metsas on mustikad, metsas on seened ja teate, ma tean sellist kohta, kus kruustisid võib kas või vikatiga lõigata. Jaa. Näe, proovi meie omad hapud kurgid soolavees. Ja seda tuleb süüa kohe otse lusikaga siit koos vedelikuga. Proovi, ära häbene. Kui teil on küll väga kummalised kombed, et ma võtan lusikaga kohe niimoodi koos vedelikuga, jah? Jaa, sest siis kui kurgil hea tuju, siis ta ujub. Ja kui kurgil tuju ei ole, siis ta ei uju. Ja sellist kurki meie ei söö. Seda rääkis juba minu vanaisa. Pane kirja. Panen. Näe, vaata, meie küll võid ei söö, aga Preilna tuleb kaugel ja tema peab rasva saama. Kurgid peavad ujuma, muidu neil ei ole tuju. Liina! Too kohu piima ka. Jaa. Nüüd 3. tass juba läheb, aga silmad ikka veel lahti. Hea tervis. Aga kuule, kas küsid veel midagi või lähme metsa marjule? No kui see küsimine tähendab seda, et ma pean veel 5 tassi teed ära jooma, siis ma parem ei küsi. Oi, meil... Lähme. Teil on kindlasti väga palju mustikaid. Ja meil öeldakse ikka, et tšaju kõhus ja naeratus näol ja nii minnakse meil tööle. Jaa. Aga meil ükskord siin üks linnapoiss tuli. Tuli ka marjule ja läks metsaveerde, istus kivi peale ja küsis, kus te siin poes käite? Mina ütlesin, et meie pood on metsas. Siin peab ise kõik üles otsima. Nii nagu juttki. Inimesed on ka vahel nagu mets. Mõni räägib kohe, mõni peab mitu tassi selleks teed enne ära jooma. Oh jaa, vaat selliseid toredaid inimesi kohtasin oma rattaretkel. Ma loen teile lõpetuseks veel ühe lõigu. Nii. Aha, kus mul on see lõpetus? Aha. Viimaks sõitsin Jõhvi, säält rongil koju. Vagunis veel tuletan meele selle lühikese aja läbielamusi. Lehitsen oma märkmikku, mille sees 100 häält, 100 kätt ja üksikud silmad, mis ei tahtnud vaadata, aga vaatasid ikka. Ma meenutan, kõikjal võeti mind hästi vastu, mitte ainult viisakusest. Mõni tuli uksele järele ja ütles, tule teinekord jälle. Tule. Nagu oleks mul kaasa võtta midagi muud kui pliiats ja paber. Olen kirjutanud ja see on sulatõsi. Alguses olin kohmakas. Küsimused lonkasid, vastused jooksid eest ära. Aga siis ma õppisin kuulama. Mitte ainult seda, mida öeldi, vaid ka seda, mis jäeti ütlemata. Ja ma nägin, et kui inimene räägib sellest, mida ta teab, hakkab ta ennast ise rohkem usaldama. Mul on siin märkmiku sees rohkem jutte kui vana vara ja sellest on tegelikult natukene kahju, sest ma otsisin kaelkookusid. Öeldi, et selle kandi rahvas kannab vett alati järvest.
aga peaaegu igas õues oli juba kaev. Ajad muutuvad. Kaelkooku ei ole enam vaja, neid polegi olemas enam. Võib-olla tõesti ma ei leidnud seda, mida ma otsisin. Aga ma leidsin inimesed, kes olid valmis rääkima. Ja see on tegelikult, see on see õige asi. Mitte puust, vaid sõnast. Siia märkmikku olen ma kogunud muljed oma rattaretkest Iisaku kihelkonda. Selle kandi inimeste mõtted on siin, kombed, kurbus ja naer. Ja muidugi on ka üks Preili, tol ajal palju noorem kui mina hetkel praegu. Porised kingad olid tal jalas, arvas, et kogub vanavara, aga tegelikult kogus elu. ju möödas päeva, Laulge, laulge. mis rõõmu veel mul elus ootan. Ama ja kägu kukma jääb, kui noorus meil kui juunes mööda läheb. Meist müühama ja kägu kukma jääb, kui noorus meil